Kolmikpäev kelab sinu mõtetes. Kauri, Martin ja Tess. Nad on need tegelised, kes vajutavad refresh nuppu su peas. Just siis, kui sa otsustasid mitte mõelda. Siin ei müüda sulle motivatsiooni. Kokku tulnud on 3 humoriikooni. Siin ei siluta su ego nagu särki. Saab resti nalja ja muud funny värki. Kui sul on ide, me teritame seda. Kui sul on saladus, me seda ei reda. Okei, tegelikult täiega räägime välja kõigile. Nii, Kolmikpauk. Mina olen külaline täna. Tess, tore, et sa ennast meile külla kutsusid. Kirjutasid meile, et kas saaks ka rääkida. Ja räägi, kuidas sul läinud on viimasel ajal? Aga kas sa tervitasid kõiki kuulajaid nii nagu meil nagu kohane on? Kauri teeb intro täna. Tere ema. Ei, me teeme... Tere Kalvi, tere Jaak. Sa saad asjadest valesti. Tere Kalmer. Nii. Asjad ei käi nii, sa pead intro tegema. Okay. Martinil ei ole häält, vaata. Kuidas sa teeksid Martini asemel introna? Ükskord tegin Ribo episoodis. No tee siis. Tere tulemast tagasi meie kuulajad. Mis mõttes tagasi? Kolmikpauk podcast jälle. Me ei tule tagasi kuskilt. Meil on uus episood. Tere tulemast jälle meie kallid kuulajad. Jälle. Mis mõttes jälle? See ei kõla. Tere tulemast tagasi. Ma ütlesin ka. Ai, oota. Aga... Ei. Ma teen, me oleme kolmik. Ma teen ära nüüd. No tee. Tere tulemast meie kallid kuulajad. Kolmikpauk podcast alustab jälle. Kolmikpauk podcast alustab järgmise episoodiga. Mina olen Kauri Sosi. Mina olen Martin Laasik. Ma olen Tess Vaas ja ma olen täna külaline. Ja meie oleme Kolmikpauk. Oh my god. Ja. Tess, kuidas sul läinud on viimasel ajal? On. Kas sa tegid 2 show'd ka Lõuna-Eestis? Jaa. Mis kohad need olid, kus sa käisid? Tess kõlab vahest nagu siuke hästi excited laps, vaata. Jaa. Et nagu kui sa küsid, et sa tead vastust, on ju, aga sa tahad küsida, et lapsel oleks nagu enda pärast panune. Ja sa küsid Tess, ja siis ma tegin seda. Aga ma olengi see. Ei, see on nagu nii nunnu, aga see jäi nagu silma. See krooks ei olnud nii nunnu. Tegelikult see oli Kauri tegi krooks. Me käisime Tormas. Meil oli nädalavahetusel oli Väike-Maarja ja Torma, ja. Väike-Maarjas mina ei käinud, aga ma käisin Tormas. Sa ei käinud? Ma ei käinud Väike-Maarjas, aga ma käisin Tormas. Priit oli Väike-Maarjas meil, jah? Jah. Kuidas siis Tormas Martini sõpradele esineda oli? Mul oli ka üks tuttav seal muideks. Ja läinud minu publik. Nii. Minul oli ka üks tuttav. Kes see tuttav oli see? Üks sõbranna. Töökaaslane endine. Miks sa niimoodi räägid nüüd? Kas sa tahad meie kuulajad närvi ajada? Ei taha. Me lihtsalt 10 inimest unfollows meid praegu igal pool. Mul on üle pikka ja hea tuju. Teile see ei meeldi järsku. Tess peab hakkama riided ära võtma. Nagu mul on hea olla. Te vaatate, nagu ma oleks mingi veider inimene või? Et nüüd saad üksi diivani istuda, nüüd on hea olla. Jaa, mul on nii palju roovi. Ja meie peame Kauriga kahekesi kogu selle seksapiili siia ühe diivani peal ära mahutama. Nii, ja mis sa arvad, et ma mahun siia üksi ära või? Enda seksapiiliga või? No täpselt. Ei, Tarmo show läks väga hästi, mul oli üks tuttav. Tarmo show, tavai. Tarmo private. Võta selle peale ühe lonksu veel, võib või? Räägi nüüd. Nii, kuidas sul läks laval? Ei, mis ma nüüd valesti ütlesin? Kauri. Mind ei olnud Tarmo show. Sellepärast sul ei olegi lastel ema. Lastel on ema. Kasu ema. Okei, ma ei mäleta enam, millest ma rääkisin, aga Torma show läks väga hästi. Ma midagi muutsin enda setis, mida ma muidu ei teinud ja Janar kiitis mind publikule, ma meeldisin.
Martin alati kiidab, vaata, me ütleme alati teineteisele häid asju, aga Janar ütles, et väga hästi, kuigi ma tegin 4 minutit ja 40 sekki midagi, 4 minti, aga väga hästi läks. Ma unustasin ühe biti ära muidugi, aga see on puhvu. Torm oli tegelikult, ma arvaks, et kõige suurema täituvusega show praegu seni. Et meil oli... Ära unusta Kuusalust tassiti toole koridorist juurde. Oli või? Oota, kas Kuus oli see, kus meil oli see kuusepuu või? Ei. Kuusal oli see, kus me olime hästi madalal, vaata tead. Taga oli hästi suur päkkar. Ei. See on Tallinna külje all, vaata. Ei, ma täitsa, mul on nagu venju, nii sassis. Kus meil see kuusepuu oli siis? Kuusepuu oli Rõngus. Ei olnud. Ei olnud. Kindlalt oli Rõngus, võin sulle pilti näidata, Rivo just pani meile gruppi. See ei olnud Rõngu saal ju. See oli Rõngu. Lollaka sa oled, Rõngus oli suur saal. Kuusepuuga. Ei no, jaa, aga see ei olnud Rõngu saal. Lava peal oli Kuusk, Rõngus. Jaa, aga Kuusalus oli lava kõrval ju. Nagu maas. Võib-olla seal oli ka asju. Sorry, siis on minu viga. Igal pool oli... Ma mõtlesin jah seda, et vaata, kus maas oli. Igal pool oli kuusepuud, see polegi oluline. Nii. Torm oli hea täituvusega, inimesed tulid. Mul oli väga hea nagu Tormas show'd teha. Ma olin nagu justkui mul on natukene koduväljaku ees. Mul ei olnud väga palju tuttavaid seal. Mul oli seal mingi 20 tuttavat äkki vaatamas. Ja mingi vend tahtis juba enne show'd Martinile 20 € sinna. Ja see oli monu. See oli kusjuures Torm oli esimene show, kus minul käis siis minu pereringist nagu siis mitte tiinekas. Ehk siis nagu vanem inimene kuulamas. Nice. Ja jäi täitsa rahule. Muidugi vaata, nemad on ka nagu 40 pluss, eks nende jaoks natukene oli vulgaarne. Ei, vulgaarne, labane. Oli jah, ütlesid jah. Ja osadel koomikutel natukene see eluvalu peegeldub liiga hästi läbi. Eluvalu. Et just kui nad nagu üritavad endale nalja teha, aga seda nagu kumab liiga palju läbi, et see on päriselt valus. See on Janarit. Ei. Nüüd räägi nimedest, mida sa ei arva? Ei, ta ise ka ei öelnud, sest tal ei jäänud nimed meelde. Okei. No tohi siis küll. Aga tegelikult üldiselt ikka. Nagu, vaata tark inimene saab ka sellest aru, et kui tema ei ole nagu see sihtpublik, siis ta ei nagu ei vingu ka, on ju. Ehk siis nagu nemad said aru ka, et tore oli, nalja sai, aga samas nad saavad ka aru sellest, et see, mida me teeme, ei olegi nüüd 100% nendele suunatud, on ju. Et see on nagu suunatud natuke teisele publikule, kes nagu suudab ka natuke roppusi vastu võtta, sest nagu jah, lava peal ei peaks lampi ropendama, aga samas mina leian, et stand-upis sa ei tohiks nagu sul ei tohiks olla piire. Ei nagu roppused ei tohiks sulle haiget teha, kui sa nagu stand-upi kuulad, et see ei ole nagu, see ei ole ropp sellepärast, et see on ropp inimene, kes teeb, vaid see lihtsalt kõlab naljakamalt, kui see on ma arvan, et see on ikkagi maitse küsimus ka, see on see, et kartulid süüakse ketšupi või kuradi majoneesiga, aga sa ei ütle kõigile, et okei, nüüd pead ketšupiga kindlasti sööma, vaata. Ja mõnele üldse kartuli maitse, täpselt sama asi on stand-upiga, on ju. Et nagu mõnele ei meeldi üldse, mõnele meeldib, kui ropendatakse hästi palju, mõnele üldse ei meeldi. Samamoodi erinevad koomikud on erinevate inimeste lemmikud, on ju. Kas Tormas Heklar ikka oli või? Ei. Vahele segajaid. Väga kuulav, nagu mõnus publik, soe publik naeris, aga publik ei seganud vahele. Ja Väike Maarjas ei olnud ka Heklarid. Ei tea. Oota. Ei olnud tegelikult, nagu 2 väga üllatavat show'd tegelikult minu jaoks, nagu minu kodukandi lähedal, ma kartsin, et nagu saalid ei tule täis ja värki, Väike Maarjas ei olnud täituvus nii hea, aga oli ka mõnus. Ma olin Torma show pärast tegelikult mures, kui ma nägin seda Torma seda pilti, vaata. Ma mõtlesin, et me oleme karu, me oleme keset nagu mitte midagi, et vaata, me oleme keset põldu kuskil, see tundub nagu mingi algklasside maja, vaata, mingi aktus hakkab pihta. Aga neil on just eurorahade eest renoveeritud see rahvamaja oli seal ja väga nunnu oli. Tormas oli sama helimees, kes aitas mul asju paika panna, kes tuleb meile ka Jõgevale.
ehk siis nüüd on juba tuttav nägu, lähen ütlen, tere, mäletad, muidugi mäletan, davai, teeme hea show. Ja ongi paigas. Siin, sa teed Tessi nagu praegu. Sa teed nagu ma oleks kademend ei olnud Torma. Mind ei võetud. Kui sa tahad teada, kuidas... Torma oli nagu ülihalb. Nagu Torma oli räigelt halb. Publik sakkis sajaga. Kõik segasid kogu aeg vahele. Kõik pommisime, paket oli üli nagu 2 euri näkku. Et kui ma oleks tulnud, siis oleks veits parem show olnud, aga Jaa, ma oleks 3 euri näkku saanud. Tegelikult vastame need kõik. Jaa, üli, Tavai, okei. Üli halb oli, jaa. Kusjuures ma ei ole tükk aega nii närvis olnud kui Torma show'l, siis mul nagu tuttavad nagu näod tulid, vaata, küsisin, tulite stand-upi vaatama, nagu konkreetselt öeldi mulle 10 inimest, ei, ma tulin sind vaatama, ma olen nagu, et nice, mul on nüüd nagu koorem kanda. Ma kutsusin enda vanemad Luunjasse 20. ja mu vanemad ei käi nad ei ole mitukümmend aastat mitte midagi käinud vaatamas, mida ma teen ja kui nad peaksid sinna kohale tulema, delivery kõik peab hea olema nagu viimase peal, vaata. Samas nagu lapse vanem on ikka uhke ju. Jah, mul on lihtsalt üliraske neid 2 inimest kodust välja saada. Ja kui nad tulevad, see on maailma ime ja me kõik kohtleme neid nagu kuradi kuningat ja kuningannat, ma ei tea. Nagu kuningakassi. Ja kuningakass. Mina pean ka kohtlema neid nii. No kui sa tahad, et nendest saaks tuleva näi ja M, vaata. Abielluna ma eks neid, aga... siis on perse. Milleks? Nii palju siis sellest. Ma Eps ütles, et me Kauriga võiks ju minna kokku küll maal elama. Kuule, Tessi mamps tahab ju, et me läheks sauna. Huvitav. Paps ka. Paps ka, chill. Kohe või? Ja praegu vist ei jõua, aga nagu täna. Homme. Ei, tegelikult jaa, võiks. Tasku Tartu maik on. Nädala pärast. Siis. See on see, et vaata. Kuule, ja siis tead, mis teeme? Mul on mõte. Lähme sauna. Mul need podmaikid. Paneme need külge. Ja siis teeme saunas episoodi. Videoga. Ei tee videoga. Mul on liiga väike saun. Ja mul on üldiselt liiga väike. Täpselt. Ei tasu vaata. Aga ma paneme vist teile mikrid ja ma saan aru, et sa tuled oma haamriga aina siin. Ööme video saunas, kurat, viskan mööda laili, ruumi lai. Mõtle tavainimese peale ka persse küll. Mina olen uhke kõigi oma 3 sentimeetri üle. See on minu bitt. Aga okei, ühesõnaga, Tess, ära vaata lakke. Vaata siia. Teeme videoepisoodi, aga siis ärme filmi teid. Mida me siin filmime? Ainult Kaurivänt. Ei, Tessi ema... Meil on üks kaamera, see on lihtsalt Kauri rista peale. Tessi ema isa pidid ka sauna tulema. Ja siis see sauna episood läheb Pornhubi lihtsalt. Jaa, lihtsalt No kuidagi on vaja kuulamise juurde saada. Kuidas üks vänt Estonian big cock in sauna during a podcast. Jah, aga ärge see oli point of view. You're in Kauris pants while he's doing a podcast. Meil on vaja vaatajaid juurde ja mul on vaja Insta followeri juurde. Palun, teeme ära. Ei nagu Nagu ma saan aru, et Mait ütles sulle, et sa pead contenti tegema hakkama, aga nagu kas sa tahad nagu nii ekstreemselt kohe hakata nagu? Jah, sest et ma olen väga maha jäänud sellest sotsiaalmeedia ajast. Kauri OnlyFans oli peak mingi 4 aastat tagasi. Kotid saunas, kotid köögis, kotid traktoris. Aga blurrime ära selle koha. Mis mõttega me siis filmime su kotte? Ja ma ei tea. Ja aga sinu isa ema tuleb ka ju sauna. Me ei mahu kõik sinna. Olgu, jätame selle praegu mõtteks. Nii, aga mis siis veel? Oota, kas sa nüüd enda sellest võid rääkida juba? Või? Jaa, võin. Tess on meil siis telestaar, kaamera ei ole tema jaoks võõras. Ouch, või tähendab, atša.
Ouch. ma ei tahtnud ouch öelda, ma tahtsin atša. See on see gotcha. Big Name McQueen, vaata. Atša, ma ütlesin ouch. Aga eks see veits ouch oli ka, jah? No jaa, siis okei. Aga Tess oli siis staar nagu main character. Nagu kõige parem oli siis saates Parem kui 99. Ja kas te vaatasite? Mina ei vaadanud. Mina vaatasin. What the fuck, ma vaatan järgi, ma lihtsalt me ei jõudnud. Vaata, Martin on sõnades sõber, tegudes. Mitte kunagi. Selle krooksu võid ka. Mida ma sulle halba olen teinud nagu? Ma olen su nagu, ma ei ole su jaoks enam mitte keegi. Nüüd me jäämegi kahekesi. Tess vaata, kas salvestab seda videot. Väga hea. Ilmselgelt salvest. Nüüd sa arvad, et ma ei oska kuradi kaamerat ka paika panna ja käima panna. No ma ei tea, no. Mida sa arvad minust? Martin, lihtsalt mul ei ole su vastu mitte midagi. Ära seda küll tee, kuule. Mis tegid? Vasta lauda. Tess on hoos. Anna, ma teen lahti sulle. Anna ma teen. Võta see aurapudel ka kaasa. Tess, sa oled nagu tõeline see sama aurapudel, millega sa just mängisid. Tõeline maanaine, kes tuli praegu hommikuselt lüpsilt ja jõudis just koju külmkapi ette ja tahab õllet lahti teha. Ja ei saa. Ja närvis. Oli ka. Ühesõnaga, meil oli siin väike peretüli. Nii, Tess, räägi meile. Give us some tea, give us some television tea. Ühesõnaga, me jäime sinna, et Tess käis televiisoris, aga Martin ei ole täna 3 päeva hiljem ei ole Martin vaadanud seda ikka veel. Jah, küsi uuesti see küsimus. Kas oli äge, kas sulle nagu meeldis, oli nagu, äge kogemus. Panin Kaurile jalaga. Ma sain väga paljude uute inimestega tuttavaks. Kuigi... Vanade inimestega ka? Vanad... jah, sa mõtled Jakot, või? Jah. Jah, Jako. Esimeses saates Tess ütles kohe, et Jako on. Kes Jako on? Jako poiss. Te pead esimest saadet vaatama siis. Jah, kes nüüd on? Kes on Jako? Noh... Kas Jako on klassik Tessi maitse? Kusjuures ma vaatasin seda, et Tess nagu rääkis ta natukene toredamaks ja ilusamaks, kui ta päriselt oli. Sest nagu ma olen tähelepanu, Tessi taip on nagu pikad juuksed. Hele või tume vist väga ei oma tähtsust tegelikult. Pigem hele vist, ma arvaks. Jako on kiilokas. Ühesõnaga pikemad juuksed on ja siis on vaata need mitte nagu sliivid, aga need hästi palju üksikuid tätokaid vaata igal pool on ja. See on nagu Tessi teema. Ja siis ta peab veits munn ka olema. Ja siis on nagu... Ja siis munn peab ka nagu... Ta peab olema... Munn peab ka olema. Iseloomult ta võiks olla pigem nartsissist. Siis saab nartsisse kogu aeg. Te rikute mu piti lihtsalt kõik ära nagu. Okei, Jakoga on see teema, et me oleme tegelikult 10 aastat tuttavad olnud. Aga me... Kas nagu tuttavad või nagu tuttavad? Kirjasõbrad. Kirjasõbrad? Ja me nägime esimest korda seal saates. Päriselt või? Okei. On siis nagu sinu tüüp või? No, selles suhtes jaa. Aga ta elab Saaremaal. Üks asi veel. Meist nagu natuke jämedam on Tessi tüüp tavalist. Nagu siuke vormis, aga mitte nii kõh nagu meie oleme. Ma olen paksam kui sina kusjuures. Veitse. Sa oled nagu, aga sa näed ikka mu kõrval välja nagu väike poiss. Habemega poiss. Aitäh sulle. Ei, Jako on ka suht peenike. Okei. Nüüd me lahkame tund aega Jakot. No, ma ei taha lahata teda päris, aga... Su isa. Ei ole isegi su ema, vaid su isa. Okei, cool. Tessi isa on lahkaja. Jaa, igaks juhuks, kui keegi ei saanud aru. See oli siuke väga... Okei, see oli alguses nagu inside. Ütleme nii, et kogemus oli cool, värgid, särgid.
ma pidin paberlennukit Eesti televaatajate ees kokku panema ja lennutama ja... Kui kaugele sul lendas? Paberlennuk, ma ei näinud sinu oma. Ma olin üks nendest, kes rõõmustas seal, ma olin Sandraga, see Armastuse maleva Sandraga me koos läksime tegema ja siis me koos lennutasime ja temal oli see, et tema oskas nagu voltida, temal läks suht kaugele. Mul lendas mingi meetri kaugusele, siis mul läks jumala perse. Oot, see oli esimeses saates või? Jaa, see oli esimeses saates. Ja see kukkunud välja? Keegi viskas selja taha või? Ei, aga kellelgi läks nii, ühel tüdrukul läks nii pekki, et tal 30 sentimeetrit viskas ja üks teine mees viskas 50 sentimeetrit ja 60 sentimeetrit Almer. Aga kas te ei võinud teha seda paberlennukit, lihtsalt teed selle paberi... Ei, seda ei võinud teha. Sa pidid voltima ikkagi paberlennuki. Et mingid kindlad reeglid olid alati ette antud seal. Ja... mis seal veel oli ja esimene ülesanne oligi see joogapallide see. Ma panin järgi vaata. See oli ränk. Mind ei olnud seal näha, aga ma olin üks viimaste seas, kes leidis selle joogapalli endale. Niimoodi, et 99 palli oli üleval, kukkusid alla ja pimesilmi pidid otsima joogapalli istuma peale. Ja kui sul on 99 või tähendab 100 inimest on ringis ja kõik peavad joogapalli endale leidma ja sireeni peale hakkavad kõik minema ja kiiruse peale, siis on nagu suht siuke pinge on laes vaata. Keegi lõuksi ei saanud seal nagu... Ma ei tea, aga ma lõin oma küünarnuki ära küll, jah. Sest nagu 100 inimest silmaklappidega. Come on nagu. Keegi saab ninaveriseks nagu. Jah. Olgem nagu reaalselt. See oli rets. See on nagu ohtlik isegi. Mingi väike tüdruk tambitakse jalga alla lihtsalt ju. Täna mõtlen nagu, sul on 1.60 meetrit siuke pisike tüdruk on ju seal. Ma ütlen tüdrukaga nagu naisterahvas on ju, aga siuke pisike. Ja siis sa paned sinna kuradi Vassili, kes on kuradi 1,95, kaalub 120 kilo. Ja sa paned naad sinna. No, Vassili ei saa arugi, kui ta on sellest annast üle jooksnud. No ongi. Väga rets ju. Ja oligi ohtlik tegelikult korraks. Okay. Väga ohtlik mäng on. Telesaade. Jah. Niimoodi siis Tess on väga julge. Sa mõtled nagu, et sa saame üldse telesaatesse minna või? Jako kutsus. Väga nonchalant, jah. No, ei, mul oli... Ma sain teen asju. Ma mõtlesin, et nagu, et kurat, me nagu võiks elu põnevamaks teha ja meil on podcast, on ju, meil on show'd, open mic. Kuidagi liigi igaven, on ju. Open mic'id. Viinaköök ja... Sul on viinaköök, on ju, siis käisin laulu salvestamas stuudios ja siis mõtlesin, et miks mitte telesaadega teha. Põhimõtteliselt tulevikus, kui Endla Craft Distilleri viinaköök on valmis, siis kuulajad võivad kirjutada, kas nad tahaks tulla näiteks teha meie distilleris mingisuguse live-salvestuse või midagi. See oleks päris fun tegelikult. Kes see? Nagu Jügeva need klassikaadlased tal. Ei, me teeme nagu kolmikpaugu live-salvestuse nagu distilleris sees, vaata, see on nagu venue ja värgid ja alkohol. No, kas me juua võime ka sulle? Ikka. See tuleb ikka see tuleb 24 tundi live stream. See on nagu mõte, et nagu äkki nagu teeks mingi live publiku. Kui me sauna episoodi ei tee, siis mina ei tule sinu juurde. See on mine perse. Sauna episoodiga nagu. Mul on pohhu, ma hakkan ka ropendama. Ma tahan sauna episood. Sa tahad lihtsalt Tessist videot saada. Sa tahad lihtsalt mind alasti näha. Ma saan aru, et tegid ka sauna episoodi. No see me ei pea kõike tussikate järgi tegema, on ju. Nagu elu ei keerle ainult Ari ja Miikali podcasti ümber ja kuidas me saaks olla ikka paremad kui nemad, on ju. Et me teeme, et kui Ari ja Miikal teevad sauna episoodi, siis meie teeme paremini. Me võtame kaamera ja me tõmbame Pornhubi ka käima. Ärme tee siis sauna episoodi. Tänil ja Rogeril on Patreon, me teeme paremini, me teeme OnlyFansi. Teeme kombaini episoodi. Okei. See sobib või? Jah. Farmis. Vaat see on juba parem kui sauna episood. Mis teil on nagu mingit sauna vastu? Ma ei ole küll nagu nii enesekindel oma kehas, et ma tahaks seda nagu... Sa võid trikoo selga panna, kui sa tahad.
mul on pooleti miks te arvate, et mul on saun nii suur, et seal saab mingi kuradi equipmenti kõik püsti panna ja maigid ja valgustus ja kõik. Ma arvan, et su sauna eesruum on sama suur kui see stuudio. Türa, sa oled käinud mu sauna eesruumis, sa tead küll, milles on. Mil sa ajad mulle? See ise näitas, et seal on mingi 3 kappi sul, kus oled nii, jaa, sauna eesruumis, mitte saunas sees siis või? Loogents ju, kuidas no türa, ma mõtlesin, et see sauna laval tahtsid teha. No kus ma tean, mida Miki kannatab, mida Miki ei kannata. Sina oled fännklubis, mitte mina. Mikrid. Mikrid. Mida iganes. Emotsioone väga palju. Te mõtlesid sauna lava peal teha? Mina mõtlesin, sa mõtled sauna laval. Ma mõtlesin sama. No... Oleme idioodid, tuleb välja. Okei, vabandust, Kauri. Anna andeks, Kauri. 1,5 tundi sauna lava peal podcasti teha. Vabandust. Martin, meie oleme need, kes ülikoolis käivad. Veits julm, no. Aga tegelikult siit on nagu väga... See on väga hea tõestus, miks ei pea ülikooli minema, et saada aru Kauri naljadest. Aga... See on nali, see oli tõsiselt. Või tähendab Kauri jutust, sa ei pea ülikooli minema selle jaoks. Nii, kuna me olime siin tussikate teemal ja me nagu ja need on meile selles suhtes paratamaatult väga suureks eeskujuks on, siis täna juhtus midagi väga toredat. Mis juhtus? Räägi! Daamid ja härrad, Kolmikpauk podcast sai oma esimese kuulajakirja. Aitäh sulle! Ja... Kuidas see küll juhtus? Kus ta meist kuulis või kuidas see võimalik on? Ühesõnaga... Ütle kohe nimi ära, kes oli. Ta jõudis Kauri sotsiaalmeediasse. Okei, nali. Ühesõnaga, ta nägi Tessi Treetsi ja siis ta vaatas, mis asi see on. Ja siis ta hakkas meid kuulama, talle väga meeldis ja ta kuulis seda kohta, kus me ütleme, et palun saatke kirju meilile kolmikpauk@gmail.com. Ütlen uuesti kolmikpauk@gmail.com. kolmikpauk@gmail.com. Ja kuna talle meie siis saade või see nagu siis podcast meeldib, siis ta saatis meile kirja. Enne kui kirjaga alustame, kes on Meri eesosi? Soem. Mida? Ta on laikinud midagi nagu. No ta laikis, jah. Ise ma mõtlesin, et see on kuulaja kirjaks. See on Empsul või? Jaa. See on esimene kuulajakiri, kes on Meri eesosi? Jumal teadis, et nagu kaamera filmimine on see expression on nagu. Aga kas me oleme valmis oma esimese kirja ette lugema? No nii. Mina olen. Lase tulles. Sa tõmbad nahku. Kauri läheb minema üldse. Mis mõte selle podcastil on siis niimoodi? Test näitas fuck'i, mulle enne nägid. Põhimõtteliselt siis kuna see on nagu fake e-mail, siis ma võin öelda seda, on ju. Põhimõtteliselt meili on snaatnud meile siis Snitslimees. Snitslit küll võtaks praegu. Ja siis ta on kirja pealkiri on siis kuulajakiri ehk siis hästi entusiastlik, mulle juba meeldib. Alguses on siis pandud täiesti lambine mail account for obvious reasons. Ja siis alustame, jah? Tere, austatud 2 pauku ja 1 auk. Ei teagi täpselt, mis selle kirja point on, aga ilmselt selles, et teile arutelu pakkuda. Aitäh, arutelu on vaja. Teema siin on vaja, jah. Sest et nende kahega siin. Kes ei taha isegi sauna episoodi teha. Nii, las edasi. Ära hinga. Katin välja selle hingamise. Teistest ära hinga. Nii, olen 20-ndates noormees ja terve elu pole mul ühtegi suhet olnud. Saan inimestega väga hästi läbi ja sõpru on mul igast vanusest, pikkusest, rassist ja soost. Inimeselt imestavad paljud, miks mul kedagi olnud pole, sulgudes ma ise kaasa arvatud. Aga samas vahel mõtlen, et kas üldse peabki kiire sellega olema. Okei, see on arutelu teiseks korraks. Oota, kui vana ta oli?
20. Mul ka polnud siis. Ei nagu, sa muidugi võid selle kohta nagu eraldi kirja saata, aga tegelikult nagu ei pea seda stressi võtma. Me oleme nagu rääkinud ka sellest, et nagu kui sa nagu juba kirja alguses ütled, et sul on palju sõpru ja nagu ma pigem naudiks neid sõpru. Kui sa saad inimestega läbi, siis see on nagu juba selles mõttes nagu hea märk, et see nagu partneri leidmine ei saa olla nagu lõpmata keeruline su jaoks, kuna sinu ümber on inimesi, on ju. Et hullem on nagu see, et kui sa oled, ma ei tea, kas ma tahan sinna minna, aga just ongi see, et 40 ja neitsi. Nagu kui sul on suhtlemisoskus olemas, see on tegelikult juba ju, see on nagu üle poole võidust juba tegelikult nagu. Et ju siis ei ole seda nagu õiget veel kohe. Ma annaks nõu, aga Kauri vaatab mind kõige hullema bitch face'iga mulle otsa üldse, mis on võimalik, ma ei saa selgelt mõelda, sest et ta on nii kuri. See sauna episoodi veel. Ta näitas fucki mulle enne. Nagu lihtsalt nagu niimoodi vaata. Kuulajad, te nägite või? Vahet ei ole, siis kuulajad, te nägite või? Tule, kuidas nad näevad, kui nad kuulavad? Ma olen ülikoolis käinud. Ime midagi nagu... Mine see šraumat ja situ täis kellegi aed nagu. Väga ja siis lahe. Sellest tuleb nii hea episood kirjuta praegu. Euroopa Liidu projekt sellele. Mul on vaja ka teada kuidas sinu suguseks saada traktoristiks. Okei, lähme edasi. Aga mina arvan, et see on kui 20-ndates sul on sõpru, see on nagu kõige tähtsam. Naudi lihtsalt elu ja nagu see ei pea naist olema. Praegu on üldse see ka, et mingid ühesuhted ja asjad on väga teemaks saanud tänapäeval. Et üldse ei ole kerge leida minu arust siukest inimest, kes välja arvatud sina ja sinu naine on ja mõned erandid on, aga ma ütlen nagu enda vaatenurgast, et on hästi palju inimesi, kes harrastavad aina rohkem ja rohkem seda, et nad ei taha tõsisemalt nagu settle down'ida. Aga seda ma küll ütlen, et nagu naistega kindlasti sa pead nagu pusima ja proovima. Sest kui sa praegu, selles mõttes on küll, et kui sa 20-ndates või nagu isegi pubekaeas ei hakka nagu naistega pusima, siis nagu elu näitab seda, et siis sul ei tekigi seda lõpuks seda suhtlemisoskust on ju. Ja ühesõnaga, sa üldse vaid, sa ei peaks üldse keppi saama. Ma mõtlesin. See küsimus ei olnud üldse Kauri sulle, sellepärast sa ei tea absoluutselt midagi. Ma mõtlesin, et ma olen maakas, aga Martin lihtsalt pusib naistega. Nojah. Nagu ei, nagu see, et sa mitte nagu nikkuma neid, aga nagu pusima. Sa pead nagu proovima ikka või nagu selles suhtes, lähme edasi. Et muidu sul lihtsalt nagu tuleviku jaoks ei ole neid nagu vahendeid jah, et kuidas nagu üldse suhelda. Ja siis hakkad naisi kartma ja siis on täiesti pistets vaata. Ja siis kui sul tekibki keegi silmapiirile, siis sa lihtsalt nagu ei oska kuidagi läheneda ja sa nässedad selle kohe ära, nagu Kauri praegu umbes. Et kui sa tahad mingit õpetust, siis tule vaata, kuidas mina ja Martin käime mökus. Sa näed minu pealt, kuidas mitte teha ja Martini pealt siis õpid midagi. Aga peaasi, et see koolitulista ei ole, see on kõige tähtsam. Aga jätkame, on ju? On ju? Sul see kiri eest ära. Mu point on selles, et tõmbasin mõni aeg tagasi Tinderi. Ise arvan, et see on kohutav äpp, aga samas, miks mitte proovida? Nagu Tess ütles sulgudes ilmselt 90% Tinderi kasutajatest ka, siis sulud lõpevad, siis tegin selle naljaviluks. Plus kunagi ei tea, äkki leiad sealt kellegi asjaliku, sest tean liiga paljusid inimesi, kes samuti naljaga tõmbasid selle alla ja siis leidsid sealt suhtekaaslase. Mina ütlesin, et naljaga. Ja ma läksin nalja pärast Tinderisse. Ei, see on fair point tegelikult nagu. Ei, jumala eest, mölla. On ju? Me oleme sellega väga nõus, aga lihtsalt... Kauri, sul ei ole Tinder? Ei ole ikka? Kauril on kõik. Ma räägiksin paar toredat lugu, aga Tess vaatab mind sükste silmadega. Ärge türa vahtiga otsa üksteisele putsi! Ma vaatasin üldse, ma ei ole nõus, et nagu ma ei tea, mida Kauri räägib üldse. Räägi, me nagu peame... Aga ma tahan Maiki nagu ilusaks saada, ma ei saa, miks ta alla vajus niimoodi nüüd. Et see naljaviluks, selle tõmbamine on ju. See on ka nagu veits nagu... Osad on seal väga tõsistel eesmärkidel, on ju.
ja siis teised on naljaviruks, onju. Siis matchivad ja siis on see, et üks ütleb, et tere, millega tegeled, mis sa teed, noh, ja siis teine on nagu, ei, ma niisama nalja pärast tõmbasin selle Tinderi, et ma kohe kustutan ära, aga noh, kui sa tahad, proovi korraks. Okei, ära ole nagu siis dick about it nii-öelda, ehk siis kui seal on mõni päris inimene ka, siis nagu ikkagi... No match'e tuleb, siis ei ole vahet. Swipe'id lihtsalt vasakule, saad aru, et ta ei ole samadel eesmärkidel siin ja lähed edasi lihtsalt. You move on. See on see, mida ma aga teen. Võib-olla, nagu see on küll võib-olla see, et kohe nagu, et tead, ma lihtsalt fuck around'in. Sa saad ju algusest natuke muudest asjadest ka rääkida, kui kohe nagu see, et tead, polnud midagi teha. Ja osad nagu kuidagi tõmbavad Tinderi ja siis natuke häbenevad ja siis on kohe esimene lause. Ega ma isegi ei tahtnud, aga sõbrannad ütles, et tõmba ja siis ma tõmbasin ja ma varsti kustutan nagunii ära. Et vaata, siuksed jutud on ka seal. Aga siis sa teadki, sa ei hakka selle peale aega raiskama, tšau bakaas. Et kui nagu ta ei taha isegi sinuga kokku saada, siis mõtlete paske. Nii mätsisin siis ühe ilusa, targa ja toreda neiuga. Kahjuks, aga elab ta minust kaugel. Mina või? Sa Haapsalu võtta. See ei olnud nii naljakas. Minu jaoks oli küll naljakas. Ei, see ei ole see. Ma ei usu. Täst all ei ole minu just räädsi. Snitsli mees Haapsalust. Ei ole. Okei, las see elab. Nii. Seepärast oli juba alguses tunne, et mis mõttega üldse üritada. Aga võib ju. Niisiis me rääkisime päris mitmeid nädalaid, pakkusin ka mitmeid kordi kokku saada, kuid elud on meil mõlemal kiired ja ühist kuupäeva ei leidnud. See on julm, vaata 20. sa oled nagu täiskasvanu, aga ei ole ka. Ehk siis nagu aega sul pole, aga sa nagu väga nagu tõsiseid asju ka ei tee. See on nii haige nagu. Ma olen nagu mina oma 20. praegu. Ma olen rott, aga tere aega ka ei ole, et hängida, vaata. Ja siis me tähtsid asju. Nagu podcasti. No podcast ja stand-up ja viina kõik on. Ehk siis nagu, ma siin kahel tahaks ka öelda, et see, kui sul 20. ei ole nagu väga aega, et nagu mingi liiga palju vaba aega, et siis mingi mässata sõprade või mis iganes asjadega, siis see tegelikult on nagu võib-olla hea märk, et sa teed asju. Jaa, pigem on hea. Aga see ei olnud üldse see, mida ta küsis. Aga ma lihtsalt tahtsin siia vahele öelda. Ei, nagu mul oli see 20. Minu 20. hakkasid siis, kui koroona oli ju. Ehk siis ma istusin kodus, ma ei teinud mitte midagi, mul oli liiga palju vaba aega. Sinu 20. Sa olid... 6 aastat tagasi. Ma olin 21 niimoodi või 20 niimoodi. See oli rets. Vaatasin Korea draamasid lihtsalt. Okei, liigume edasi selle kirjaga. Jah. Viimaks jäi see kuupäeva otsustamine just kui tema peale ja ma niikuinii tõstatasin seda teemat juba mitu korda, nii et mõtlesin, et las ta jääb. Nüüd oleme jõudnud nii kaugele, sulgudes, või õigemini pole kuhugi jõudnud, sulud lõpevad, et ta pole midagi kirjutanud, kaldkriips, kokkusaamise pakun ja ma ka ei viitsi ka see suruja olla. Vahepeal ikka chatime, aga enam mitte nii pikalt. Kiri läheb edasi, aga tundus nagu paslik midagi veeldasi. Oota, sa sai siis kokku või? Ei saanud. Nagu, siukseid on ka ju inimesi, kes lihtsalt raiskavad su aega. Ära lihtsalt võtta tõsiselt. Nagu, kui ta alguses on, ongi see, et kui sa tahad omale vestluskaasast, davai, nagu kirjasõpra, davai, kui sa tahad omale partnerit, teda nagu mitme katse peale ütleb, et ta ikkagi ei saa kokku saada, siis nagu she for the streets. Naistega on nii. Ei ole. Nii. Et kui me tahame kokku saada kellegiga väga hullult, siis me leiame selle aja. Ma saan sulle kotist ühele tuua. Ma annan kotist üks üle. Räägi. Jah. Ma täpselt seda ütlesingi. See asi kehtib nagu sõpradega ka. Okei, aga kui te ei taha? Siis sa leiad vabandusi. Sa prioritiseerid muid asju ja sa ütledki, et sa ei leia aega ja kõik that's it ja tuleb välja, et Schnitschlimees she didn't have time for you. She for the streets, man. Ma ei tea. You king.
You king, she for the street, she hoe. hakkab lihtsalt räme nagu. Ei, aga lihtsalt ma arvan, et asi oli selles, et see tüdruk ei olnud piisavalt huvitatud. Mis on okei tegelikult. Mis on okei. Arvestades seda ka, et see on nagu, kui sa ütlesid, et pikk vahemaa on ka, vaata. Siis samas nagu kas siis ei olegi mõtet kokku saada, kui sa nagu juba näed. Ei, mul on täpselt samamoodi nagu kui ma näen, et kutt on mingisugune, ta on pannud Tinderi onju, et ta on travel mode või mis iganes nad kasutavad, ma juba läheb vasakule, ma ei viitsi aega raisata või siis on need ka, et hästi palju on need mingisugune, mis need inglise keeles kirjutavad, et out and about visiting Tallinn for a few days on ja mis mõttega, sest me teame kõik, et sa oled tööreisil ja petad oma naist. In for a good time, not for a long time. Exactly, ja nagu mille jaoks ma tulen ja saan siis nagu kokku, et sa saaksid oma kuradi vallatusi nagu realiseerida teises riigis, samal ajal kui sul naine 3 lapsega ootab kuskil kuradi Berliinis. No seda ka, võib üks variant on see, aga teine on et kui ongi mõlemad vabad valasid, aga see vahemaa on probleem, siis kas on mõtet nagu tiisida ennast üldse või? Et nagu näed, oi ta ongi nii äge ja tegelikult ma nagu tahaks proovida. Ei no, imesid juhtub. Jahtab. Tead, mis mina arvan? Aga harvad või? Härra Schnitschlimees. Mina arvan seda, et ta kahtleb. Ta kahtleb, kas ta üldse tahab su kokku saada. Ta ei ütle kohe ei, sest tal on mingi õrna aimdus, et sa võid olla suht okei vend, aga ta tahab saada mingit märki. Või siis ta on hooi ja lihtsalt hoiab sind konku otsas. Et ära lihtsalt ütleb, millal kokku saada, vaata, vaid tee see power move, nagu ütled, et et panin siin, mis on kallis koht, kus saab kokku saada, öelge nüüd Tallinnas mingi, või ma ei teaks Tallinnas. Nimeta paar. Ükskõige see on open mic, lähme. Ükskõige see on open mic, lähme. Jah, või ostsin show piletid, Ismo tuleb Eestisse, ostsin piletid ära, tuled või see kuupäev? Ismo tuleb Eestisse, ostsin tuurile piletid. Üli hea. Nad teevad nalja siin praegu, aga mina räägin tõsiselt. Et tee mingi lüke. Ma saan aru, mis mõtled sellele. Ma võib-olla isegi teeks niimoodi, ma testiks vett sellega, et sa mitte ei tule Tallinnasse, ütled, et kuule, mul on selleks showks piletid, vaata, sa ütled lihtsalt, et kuule, ma olen nüüd 3 päeva Tallinnas, vaata, aga sa teed mingi täiesti omi asju, aga sa jätad mingi väikse akna sinna, vaba akna. Kus iganes see nagu naine elab. Mis iganes, vaata. Või kuhu iganes, et kuule, ma olen, muidugi eelis on see, kui ta elab Tallinnas või Tartus, on ju, mitte see, et ta elab kuskil kuradi Sindis või Toris, on ju, kuule, ma olen Sindis, kuule, ma panin Sindisse Airbnb kinni 3 päevaks. Ma pean minema ükskõige open mic'ile, sorry. Kuule, mul on Sindisse asju, vaata, ma olen Torisse, vaata, ma olen juhuslikult siin, vaata, see on kahtlane, on ju, aga mine. Okei, aga nagu mina ütleksin, et nagu pigem on see, et sa võid selle power move'i teha. See power move ongi see, et sa ütled, et sa oled linnas 3 päeval ja kui ta ise ei ütle ja siis sa pakudki välja talle, et kuule, et äkki saaks kokku, vaata, et mul on mingi väga vaba aken, vaata. Aga sa jätad mulje, nagu sul on hästi palju endal asju teha, vaata. Et sa ei looda selle peale, et naine vastab, et okei, kuule, ma olen nõus suga välja tulema, et naine ei arva, et see tema pärast olid. Või äkki juhtub see, et sa nagu lähed 3 päevaks kohale, saate kokku, teete nagu siukse imelise one night standi, mõlemad on rahul ja siis lähed laiali. Päev. See on ka nagu, see on üks variant, kui mõlemad on nagu selle poolt. Ma räägin lihtsalt sellest, et kuidas nad üldse kokku peaksid saama. Ai, noh, kuule, kokku Ei, aga ma räägingi, et Kuule, okei. Sellega on hea viis, kuidas testida, ma räägin, et sellega on hea viis, kuidas testida, kas naine on päriselt huvitatud sinust või mitte, lähme edasi. Aga tõenäoliselt ei ole. Aitäh sulle, Tess. See on nõuelde eest. Nii, ühesõnaga, jätkame siis. Ühesõnaga, inimeselt sellest asjast suhet ei saa ja inimselt ütlete, et kui juba nii vähe huvi üles näitab, siis mida ma loodan. Ja tõsi ta on. Ma ei tea, mida ma loodan. Vabandust, Tinslimees. Aga ei, no selles suhtes variandid on. Nagu kui te siiamaani suhtlete, variandid on. On ju? There's a chance. Mingi asi on õhus. Aga mis naine arvab? Kas nagu chance on suur või pigem väike? Pigem
nagu anna mingi skaala. Oleneb vaata ka, kui kaua nad on suhelnud ja kõike puha, sest et kui ja oleneb, mis teemadel nad ka räägivad. Et kui see on mingi aasta käinud, siis nagu ma ei tea, aga võib-olla kui see on alles alguses mingi mõni kuu, siis on nagu isegi võimalus. Kopi terve chat meile siia meili ja me oskame paremini anda nõu. Jah. Kui liiga kaua kestab, siis sa oled liiga sügaval friendzoonis juba. Ja, sest et siis on nagu see, et sa oled naine on juba maha nagu kannud nii-öelda. Tinderis ikka swipe'in edasi, aga rääkida väga ei jaksa. Alustan konvosid, ehk siis conversation, ehk siis vestlusid. Ja siis tihti ise enam ei vasta, kuna esiteks see vahepeal on selline lisatöö vibe'iga, nagu saaks koduseid ülesandeid koolis. Tea, mis sa mõtled. Ja Kauri jaoks on iga lugemine kodutöö. Oi, me oleme ülikoolis. Kauri tähti. Ja teiseks, kuna mul on vähe lootust, et inimene on päriselt huvitav, praktika on näidanud, et inimesed ei viitsi liialt tarka asjalikku juttu puhuda. Vähemalt esimeste sõnumivahetuste põhjal. Siin on nagu ka see, et see on fucking Tinder mees. Yeah. Nagu see on nagu... ma ei oska seletada seda. Oleneb ka muidugi, mis vanuses tüdrukuid sa vaatad, sellepärast, et 20-aastased tüdrukud praegu, ma ei üldista ja ma ei ütle, et kõik, aga ma ütlen, et väga paljud 20-aastased, nii tüdrukud kui ka poisid, need on kõik sellest brainrot põlvkonnast. Nad on kõik sellest TikTokiga üles kasvanud, sa ei saagi eeldada, et seal nagu 90% räägib mingisuguseid mõttekaid asju. Ma nõus. Võta üks 35-ne daami. Jah. Ei, nagu... Old but gold. Nagu selles suhtes, kui sa... Ma ei kirjasti kuma vaata välja, kas sa oled... Ei, sa vist ei ole nagu... Ma ei tea, kas sa oled seksutanud või mitte. Aga tundub, nagu mulle üks... tuttav, minust vanem tuttav kunagi ütles, siis uue autoga õppesõitu ei tehta. Isa ütles tal nii? Ei olnud isa. Aga võib-olla töötas 20-ndates, ta võib mingi 25 ka olla. Ja siis on jälle see TikToki generatsiooni see teema väga õigustatud, et võib-olla... No siis pigem... Sa oled ka TikTokis ju? Jaa, aga nagu... Aju on pehme ja... No, ma suudan nagu päriselt nagu vestlust hoida üleval ka. Vestlust. Palun üks mahlane vestlus. Kinnitan, ta oskab hoida tõesti vestlust üleval. Näiteks meil on telefonikõne, kus ta 2 tundi järjest räägib. Ma ei pea midagi vahel, ütleme. Meil on vestlus kogu aeg üleval. Ja meil on olnud ka podcasti, kus pärast 5 minutit on silmkontakt kadunud. Mis see tähendab? Ei, ma ei tea, vabandust. Ma ei saanud silmkontakti asjast ära. Kuhu me jõuda tahtsime selle? Ta on vist kõige noorem. Et põhimõtteliselt vanemad naised, nagu Kauri ütles, sobivad ka. 35-sed. Ideaalne. Nii palju isegi. No... Nad on 30. Palju, 40 on palju. Nad on 30. No jaa, aga Tinder ei olegi vist see koht, kus sa nagu mõttekaid vestlusi pead. Pigem on lihtsalt see, et sa uurid, et hei... räägi veits endast, kas sa tahad kokku saada, rääkida asjadest või mingi kohtingule minna. Nagu või ühe suhted ja suhsutada veits, kõik on nagu... Seda me tegelikult sinuga üks episood ka rääkisime, et Tinder võiks olla platvorm, kus sa nagu surud ennast sinna maalt inimesega päriselt kokku saada. Ehk siis kui sa ei saa nagu, kui ei teki vestluse algus juba plaan ja päriselt silma näha, siis sellest ei tule niikuinii mitte midagi. See esimesed mingi 1-2 päeva on nagu kõige... Alguses chit-chat, aga nagu selle ju äpi eesmärk on nagu ikkagi nii-öelda suhe, ehk siis suhet sa ei saa, kui sa ei saa kokku. Ja vahet pole, mis suhe see on siis. Jah. No kas või sõprus on ju. Aga kõige tähtsam ongi see, et muidugi, ma ei tea, minu Tinder game on niikuinii nagu väga halb, aga just see, mis ma nii aru saan, et nagu kui sa pead mitte nagu suruma, aga ongi see, et nagu sinna kokku saamise poole ikkagi ja kui ta on õige inimene, siis ta tahab suga kokku saada või õigem või sinna poole, siis ta tahab suga kokku saada, see on nagu esimene step, kuidas sa saad juba filtreerida, ja siis sa saad nagu vaadata, kas ta on tark või tal on suured tissid, no need 2 olulist asja.
ma küll tark ei ole ja mul suuri tisse ka pole. Lapsega on vist puusad ka. Mida sa naerad? Ei, loe edasi. Ei, ma lihtsalt tein sinu nagu, meie nagu versus Tessi nagu vaata. Ma ei tohi talle otsa vaata. Mis mõttes, mis mu näol viga on nüüd? Ei, nagu see, et kui ma ütlesin, et suured tissid ja siis me nagu kaunine siis sain nagu mingi, mida ta jääb? Okei, jätkame, meil on siin Mida sa vaatad? Ma lihtsalt jäin mõttesse, mis ja sa jäid mõttesse minu näos või? Nii, ja jätkame. Kas ei ole harjunud, et inimesed Ise sa lihtsalt kogu aeg vahid mind. Lähed täna ükskõikega lavale, ütled. Ma ei lähe lavale, ma panin cancel. Mida te vahite? Lähed lavale, ütled, et mida te vahite. Janar läheb lavale, ütleb, et mida te vahite. Pole elus ratastoolis koomikut näinud. Ühesõnaga. Praktika näidanud inimesed ei viitsi liialt tarka juttu puhuda, vähemalt esimeste sõnumivahetuste põhjal ja mina ei viitsi mingi kiimavott ka olla ja talle virtuaalselt ilgelt püksi ronida, õige. Ühtlasi usun, päris elus tuleb. Jah, ühtlasi usun, et one night standid on saatanast, fuck, siis unustas ära, mis ma enne vendasin, sorry. Ja mis ei tähenda, et olen usklik või midagi, aga lihtsalt ajuvaba kontseptsioon, et ajuvaba kontseptsioon ei poolda, ei toeta lihtsalt nõme võimalus kiirelt rahuldust saada, mis on siin inimesena minu arvates rikub. Aga see ka ei puutu teemasse. Kuigi võite avaldada oma arvamust selle osas, kuulaksin huviga. Vabandust, ühesõnaga. Me juba avaldasime. Ma olen sinu poolt. Mina olen nagu seda meelt, kui sa oled 20-ndates ja sa ei ole saanud tussi, siis lihtsalt mine saa tussi. Ühe korra lihtsalt. Nagu iga hinnaga. Ma ei ole nõus. Mina küll olen. Mina kaotasin süütuse oma esimesele naisele ja oleme siia mõni koos. Kas sa tead seda ütlust? Kõige haigem lause! Ma kaotasin süütuse oma eksnaisele ja me oleme siiamaani koos. Kurat, Kauris, see oleks hea bitt ja... Kasutame laps. See on rikkus... tegelikult vahet ei ole, sa võid laval teha seda, meil on ainult 3 kuulajat nagu nii. Kui kaotasin süütuse oma eksnaisele, me oleme siiamaani koos. Aga mul on 2 last ka. Siuke tunne, nagu te tonksutasite ühe korra. Ta sai lapsed ja siis... Ja te olete ikka veel koos. Ja te olete ikka veel koos. Me oleme ikka veel koos. Kauri lihtsalt nagu tema naine temast ammu lahku läinud, aga Kauri lihtsalt ei lähe ära. Kauri on valgete seinte vahel nagu me oleme ikka veel koos. Ma ei ole vallaline. Ma ei pea Tinderit olema, mul on 2 last. Mida te räägite? Aga me oleme ikka veel koos. See on väga solvav, mis te praegu räägite. Aga lähme kirjaga edasi. See on väga solvav, mida räägite. Ühesõnaga nagu understand, mina ei tea. Kui sa ei ole keppi saanud, siis proovi. Kui sa tõesti ei taha, siis ära proovi nagu. See on sinu keha, sinu valik. Aga nüüd tulevad küsimus, nagu see snitselmees nagu väga tubli on, siin on nagu lõpus on punktid toodud. Nagu, nüüd tuleb see arutelu osa alles. Ma tahtsin öelda, et Kauri naisel oli ka... Kauri naisel oli küll Kauri naise keha, aga mitte tema valik. Nii, okei, jätkame meile kiireks. Me peame maikiri jõudma, vabandust. Anna andeks, Kauri. Kogu selle jutu küsimusteks vormistades. Kas on mõtet üritada Tinderi kodutöid täita, et keegi leida või pigem mataks selle idee maha ja prooviks päris elus midagi saavutada? Sa võid ju mõlemad teha või nagu Ari kunagi tussikates ütles, siis Tinder on ju lihtsalt äpp, on ju? Ehk siis nagu have fun with it. Ja. Aga samas muidugi ka päris elus proovida asju teha. Et ma ei tea, ma oma naist kohtasin sünnipäeval. Ja kui see võimalus tuleb, siis pead olema julge lihtsalt. Küsimus oli nagu, et kas pigem Tinder või päris elus või? Ei, ma räägin, et sa võid mõlemad korraga rullida ju. Ja ma pigem... Üks ei peaks välistama teist ju. Ma viimasel ajal ma enam Tinderit nagu... Ma käin seal lihtsalt nagu, ma swipe'in paar korda ja siis ma rohkem ei viitsi. Ei no, kuidas sul enda viitsimine on? Mina just ütlen, ma nagu ei...
noh, muidugi, kui see nagu, päris elu annab tõenäoliselt rohkem tulemust, on ju. Oi, nüüd on tõesti kurvad silmad. Oi, tegi Kaurile liiga, nüüd on kurvad silmad. Okei, aga vastates küsimusele, et mina arvan, tee nii, nagu ise heaks arvad, aga see on mõttetu vastus. Seega, mina ütlen sulle, et päris elus ei ole nii lihtne. Ei ole, jah. Ja, aga mina oma karjääri jaoks, ma ei saanud Tinderist kordagi keppi nagu. Teine asi, jah, et nagu vaata oma Tinderi üle korraks. Nagu mis pildid seal. Vaatab lihtsalt mitte ära, vaata ise, jah. Vaata koos sõbrannadega nagu pane telekasse, tehke nagu õhtu sellest ja siis saate Tinderi korda. Või siis lihtsalt võta mingi sõbranna, keda sa usaldad, kes on aus ja ütleb sulle päriselt, kuidas asjad on. Tess võib olla sõbranna. Tess vaatab su Tinderi üle ja siis hakkab match'id tulema. Ära üldse muretseda. Ma olen ülipikiga, nagu ma oskaks öelda täpselt, kas sul on hea profiil või mitte. Aga on ka üks võib-olla veel professionaalsem inimene, minust on siuke inimene nagu Tinder Tajake. Tinder Jake, ta on ka Threadsis ja tema käibki Tinderi profiile läbi. Ma ei tea, kes on, ta on eeldatavasti mingi tüdruk, aga me saame juba hästi läbi ja ta on minu muiska. Tervitused Tinder ja Jake. Nii, siis teine küsimus. Mis on parim viis naistele jutuga läheda, sulgudes nii päris elus kui Tinderis? Et kas ikkagi minna toorelt peale leida huvitavaid jututeemasid või efektsema väike kiimasuse noot pick-up line'i kujul sisse pisata? No Kauri. Et millega alustada juttu naistega. Võta endale koer, hästi armas koer ja siis ongi tehtud põhimõtteliselt. Kui sul on armas koer, sa saad niimoodi naisi, et lähed jalutama koeraga ja Kauri on oma eks-naisega siiamaani koos nagu. Jah, õpeta koer veel välja, et kuidagi hammustaks jalast midagi, vaata, siis on ups, ta muidu nii ei tee, vaata, ja siis saad kohe nagu liini peale. Hammustab kärenit. See saab mingi 50 aastast mingi old possid. Ei, ta saab mingi marutaudi mingi süüdistuse. Tegelikult mida ma mõtlesin, et peamine, et sa iseendaks jääd ja kui sa ei meeldid inimestele nii, nagu sa lähened, siis nende probleem. Aga kui me naise vaatevinklist on erinevaid naisi, on neid, kellele tulebki toorelt lennata peale, aga nemad üldiselt kui mulle lennatakse toorelt peale, siis ma võtan seda, kui et sa ei taha minuga tõsiselt mingisugustest asjadest rääkida, vaid et sa näedki mind nagu mingit objekti vaata, keda võtta mingiks üheks õhtuks või midagi, et ma tahaks, sa näed nii kuum välja, et tahaks nii panna sind või midagi. Või see siis liiga toorelt peale nagu võib siukse pervo vaibiga. Pigem nagu ei lendaks pervoga, või mina lihtsalt lendaks peale, et nagu mitte lendaks peale, aga ütleks lihtsalt, et hei, kuidas läheb, räägi veits endast või nagu, mis teed. No muidugi karm tõsiasi on see, et natuke pead naisele meeldima nagu ka, et nagu see ongi lege, nagu ma räägin, kui sa match'i juba oled saanud või midagi siukest. Või hei, või kommenteeri mõnda pilti ja vaata detaile piltides, kui tal on mingi koer, nagu Kauri ütles, et ütled, sul on koer, vaata, lahe, sa tee mingi lambisitest asjadest juttu, vaata. Pane tähele, mis tal ümber piltidel näiteks ümber on, et kus sa käisid siin pildil või naistele meeldib rääkida. Nagu sa vaatad naise pilte. Neile meeldib rääkida siis, kui sa neile huvi pakud. Ja ma räägingi sellest, et kui sa oled juba seal maal, et lendad peale küsimustega, ütlemegi, et mul on näiteks Ratas ja Kohvis tehtud pilt, vaata, küsidki, et lahe särk või midagi, või mingid pisikesed asjad, küsimust mingi spetsiifilise asja kohta, mis tal näiteks seal pildil on, või et kus sa käisid siin või kuidas Itaalia oli, naistele meeldib rääkida. Ja kui ta juba hakkab su küsimustele vastama, kui ta hakkab ise ka veel midagi küsima, siis sa juba tead, et you're in. Täpselt. Aga laivis nagu approach ida? Laivis see kõik oleneb. See on nii nagu... See peaks juhtuma nagu naturaalselt, nagu sa võid sa ei saa sellist asja ette planeerida väga, et pigem lihtsalt läheb nii, kuidas läheb ja... Laienda sõprusringkonna tutvu uute inimestega ja läbi selle sa saad nagu uusi naisi nagu tundma õppima. Või siis jah.
see on vist kõige nagu ma räägin, mina oma naise leidsin nagu sünnipäevalt, kus meil oli nagu ühises Kauri, kus sa oma eks-naise leidsid? Sealt põllumeeste koorist leidsin. Ja, ta oli täitsa tore. Seal oli mingi full story ka ümber ju. Oli ju? Sa rääkisid mulle seda story't ju. Päriselt? Tahtsin, võib-olla tahtsin, tegelikult on päris hea tavaid, okei, nüüd meil 2 last. Oli ka? Oli küll, sa rääkisid, me nagu rääkisime. Sa võib-olla saad isegi paremini kui mina. Mina oma eks-naist kohtasin, ma olin suht purjus. Aga ei, kuuled ema, kuuled, Kauri ema. Ema teab kõike. Kuuled või? Poeg oli täis kogu aeg, kui ta olust veres õppis. No ta teab. Umbes nagu minu väike. Ta ei imesta. Kogu aeg purjus. Aga järgmine küsimus. Ja rohkem küsida ei oskagi. Loodan, et teie tekkinud arutelust juba saan mingid muid mõtteid. 4. viimane. Ja huvi pärast, mis tupsutest teeb? What the fuck? Ta teeb seda kõige kangemat. Kuidas see? Mind huvitab, et ma ei ole Treesi kordagi postitanud seda tupsi asja. Ei, meil oli esimeses episoodis pikk jutt sellest. Oli või? Kuidas sind saab ainult siis, kui sul on tupsu karp taskus. Jaa. Test teeb sinist granti. Äkki sellepärast on küsiski. Jaa. See ongi nagu päris elus, sa saadki. Esimene, see pick-up line ongi see, okei, Tess, ma katkestasin sind. Aga ma ütlen, see pick-up line ongi see, et kas tupsu tahad vä? Babe. Minul on küll, jah. Et ostan sulle karbi. Tess on materiaalne. Ei, ma ei ole materiaalne, ma olen väga low maintenance, aga ma teen kuldset granti ja kui ma tegelikult teen Pablot ka. Pablo Extreme. Ja Grant Extreme ka kuldne. Ma tahaks maha jätta. Ma tõesti loodan, et sa said mingid mõtteid meie aruteludest. Kui ei saanud, siis vabandust, küsi uuesti, kirjuta uuesti. Kui said mõtteid, kirjuta ikka uuesti. Loe nüüd see kiri täiesti lõpuni ilusti. Siin on lõpus, et loodan, et see polnud kõige pasem kuulajakiri, mis saanud olete. Esiteks, see oli esimene, mis me saanud olema. See oli kõige parem. See oli väga fucking hea. Nagu seda on raske üle trumbata. Jah, nagu tehke proovi kolmikpauk@gmail.com, nagu tõesti väga vingi kiri. kolmikpauk@gmail.com. Ja lõpus on ka PS väga-väga vingi podcast. Nägin Treetsis Tessi postitust oma 2026. aasta saavutustest, sulgudest teadmata, kes ta on, ja sellepärast tulin kuulama. 0 kahetsust ja tegite minust oma uue püssikuulaja. Ärge siis päeva pealt välja surge nagu tussikad, rip. Tänud! Aitäh sulle! Aitäh sulle, snitslimees! Tõesti väga hea kiri. Oli nagu arutamist, väga nagu tore oli. Mul on nagu nii hea meel. Ma nagu räägin, kui bussis meil tuli, et mingi snitslimees, ma mõtlesin, kes mul nagu töömeilile snitslimees kirjutab, ma mõtlesin kolmikpaugu meil. Ma olen nagu päris kiri vä? Nagu ei olegi Google security vä? Oh my god! Martin kirjutas caps lockiga meile sinna grupi chati ja oh my god, guys, me saime esimese kuulajakirja. Ma lihtsalt panin caps lockiga, mine munni, meil on kuulajakiri. Ei, meil oli väga hea meel ja nagu üliäge kiri. Ülitore, aitäh sulle. Ülilahe, aitäh sulle, snitslimees, sa tegid Martini õhtu ja minu õhtu, võib-olla Kauri õhtu ka, ma ei tea, Kauril rikkusid sa tuju täiega ära selle kirjaga, vaata kui siit Kauri tuju. Vaata kui kurb ta nüüd on. See on kindlasti sellepärast, et snitslimees saatis meile siukse kirja, sellepärast on Kauril tuju nii kurb, on ju, Martin? Kuulajad, kui te tunnete mulle kaasa, siis kirjutage meile kolmikpauk@gmail.com. ja kunagi kui Patreoni teeme, siis paneme sinna 0,1. Toetage Kauri vaimset tervist. Kauri ravimeid. Need antidepressandid ei ole odavad nagu. Tegelikult oleneb mida võtta. Kusjuures ma olen ainuke, kes ei tee ravimeid siit, noh. Ma ka ei tee. Sa peaksid. Ei nagu... Teed sa ei võta oma ravimeid. Ei no, tõsi. Ei on nüüd hea nali või? Oli küll. Kauri, sa võiksid sellega minna ligipääsetavuse tuurile Closerx. Mis on mu opener? Closerx, me peame Maigil hakkama minema. Kallid kuulajad, me peame Maigil minema, suke lühem episood, palun vabandust. Aga meil on tegelikult väikse intro ka küpseb,
ehk siis me loodame, et me saame varsti ka intro valmis, ma loodan, kunagi, ja siis te kuulete meie nagu kõik pinge 2026 aasta parim lugu tuleb. Intro lihtsalt, mitte lugu. Kolmikpaukude intro, kolmikpaukude kuidas meie fännid, kuidas me hakkame fänne kutsuma paukudeks või? Oh my god. Paugu armee. Kirjutage meile, kuidas tunnete. Jaa, kuulge. Nagu siis tussikatel oli nagu oligi tussisööjad. armee. Tussikate armee oli. Ja ühendatud, aga kes meie emad on nagu? Ja päiksejänkudel on ka jänkud ju, aga kes meil on siis? Paugud. Ongi lihtsalt. Kui kellelgi kuulajal tekib veel paremaid okei, no plahvatusi ka, aga kui kellelgi kuulajatel, kui sul tekib idee, kelleks meie fännibaasi kuulajaid kutsuda, siis jäta kommentaar või kirjuta meile kolmikpauku@gmail.com ja me saadame sulle tasuta kolmikpaugu kleepse. Ja see on teile täiesti tasuta. Täiesti tasuta postikulu meil. Peaks tegema mingi siuksed, kes mingi perioodi peale kõige parem, mis sa seda? Mida? Et kes kõige parema kirja saab, see saab nagu külaliseks tulla, vaata, aga siis nagu kaob kohe see nagu efekt ära. Siis kaob see nagu see privaatsuse see, et anonüümsus osa kaob ära. Me võime siis niimoodi teha, et kes kõige parema kirja saadab, see saab esimese kolmikpaugu T-särgi. Aga ma ei tea, seda me mõtleme, aga suur aitäh, et te meid kuulasite. Meie olime kolmikpauk, mina olin Martin Laasik. Ma olin Tess Vaas. Ja mina olin Kauri Sosi. Jälgige meid sotsiaalmeedias, Delikatessu. Laasik Martin. Minul on ka Instagram Kauri Sosi. 150 jälgijat, teeme Kaurile 1000 jälgijat. Suve lõpuks, Kauri hakkab influenceriks. Aga tõesti taaskord suur aitäh, et kuulasite. Ja tšau. Kolmikpauk elab sinu mõtetes. Kauri, Martin ja Tess. Nad on need tegelised, kes vajutavad refresh nuppu su peas. Just siis, kui sa otsustasid mitte mõelda. Siin ei müüda sulle motivatsiooni. Kokku tulnud on 3 humoriikooni. Siin ei siluta su ego nagu särki. Saab resti nalja ja muud funny värki. Kui sul on ide, me teritame seda. Kui sul on saladus, me seda ei reda. Okei, tegelikult täiega räägime välja kõigile. Kõik